ma siis viisakalt viitan esimesele esinejale, kes ütles väga huvitava lause, et me tunnetame, et ühiskonnas on midagi valesti, aga me ei saa sellest päris hästi aru. Ja mina olen seda juba viimased selgelt üle 5 aasta tunnetanud, et ühiskonnas on midagi valesti ja täna ma üritan siis vist nagu selgitada, mis on rahasüsteemis valesti. Et raha on meie maailmas nagu üsna oluline ja sellest nagu aru saamine on kohati päris tähtis. Ja sellest tänases ettekandes võib läbi kumada mingisuguseid investeerimissoovituse moodi lauseid. Et ma võib-olla ütlen, et ma ise usun nendesse, aga kui te tahate neid järgima hakata, siis esimene samm on sellest aru saada. Et kui teil tundub, et ma räägin siin jumala arukat juttu ja lähete ostate pärast selle alusel midagi, siis ma võin garanteerida, et see läheb teil halvasti, sest investeerimise põhitõde on see, et sa pead sellest asjast aru saama, mida sa teed, sellepärast, et turg karistab teid lihtsalt ära. Ja siis see signaal võiks olla teile see, et õppige seda, saage sellest aru ja siis pange raha mängu. Aga läheme siis teemade juurde. Mis nupp see või? Nii palju nuppe see? Ei. See, okei. Nii, hakkame säästmisest pihta. Et ma tegin, enne, kui ma küsimuse püstitasin, kas säästes saab rikkaks, siis ma arvutasin selle läbi. Sest kui te kuulate Äripäevas inimesi ja iga Delfis ja igal pool, siis nagu narratiiv, mida räägitakse, on see, et säästke, see on oluline. Ma arvan, et see ongi tegelikult oluline. Ma ei ütle, et see on vale. Aga kõik need inimesed, kes sellest räägivad, kes on rikkad, ma arvan, et ei ole mitte keegi saanud rikkaks säästes. Ja siis ma arvutasin läbi, kui te saate 2000 eurot kuus palka, te säästate sellest 15%, teie sissetulek tõuseb 5% aastas, suudate sellest teha 8% aastat tootlust, mis on päris hea. Ja inflatsioon on 3%, no siis 30 aastaga suudate te säästa 300 000 eurot. Mis on nagu täitsa okei raha, et see ei ole väike raha. Aga siin on mõningad nagu väga tugevad eeldused, mis ma arvan tänases maailmas ei kehti. Ma panen järgmise pildi siia ja ma muudan ära need kollased numbrid. Kõik ülejäänud jäävad samaks. Eks ma tõstsin inflatsiooni 10% peale. Siis te suudate 30 aastaga säästa 40 000 eurot. See on tänases rahas. No loomulikult teil neid pabereid on rohkem kui 40 000 eurost 30 aasta pärast, aga tänases rahas on see 40 000 eurot. See ei ole enam summa, millega pensionile saaks minna. Ja ma panin veel ühe slaidi ja ma arvan, et see on üsna tänane olukord. Ma arvan, et tootlus 8, inflatsioon 10, see on kuskil see, kus me arvan täna vist oleme. Ja nüüd ma panen selle pildi, millesse ma võib-olla ise usun. Et nüüd, kui kui inflatsioon läheb 20% peale, siis te 30 aastaga olete kogunud 1600 eurot. See on natuke nagu vastu tuult sülitamine vist või et see nagu tundub täitsa jabur, eks ole, et te kogute 30 aastat raha, saate 2000 eurot palka ja siis on 1600 eurot 30 aasta pärast. Ja see on matemaatiliselt, see nii on. Ja hästi palju sellest tänasest teemast käib läbi inflatsioon ja see on see, millest tuleb aru saada, sest see on, ma arvan, meie järgneva perioodi üks nagu võtmeteema. Ja siis räägime ka finantsvabadusest. Mina olen finantsvabadus, millest räägitakse siis igal pool ajakirjanduses, on siis midagi sellist, eks ole, et teil on piisavalt raha, mis tuleb iga kuu teile sisse, mis lubab teil ära elada. Mis on õige, see ei ole nagu kuskilt nagu vale finantsvabaduse definitsioon, aga tänases ühiskonnas olen nagu mina enda jaoks sellest nagu defineerin nagu järgmise taseme, mis on siis see, et mul peab olema vara, mille väärtus tõuseb ajas, mida ei ole võimalik ära konfiskeerida. Ja konfiskeerimine käib maailmas reeglina läbi maksustamise ja läbi inflatsiooni ja mis kuulub mulle. Et mida ükski ei aktsiad, ei kinnisvara, ei võlakirjad,
pangadeposiidid, raha pangakontol ei kuulu teile. See on nagu üsna oluline kontseptsioon, millest aru saada. Kui sa hoiad raha pangas, sa oled andnud pangale laenu. Kui sul on kinnisvara, sa ei saa sellega siit minema minna. Kui tuleb sõda, kui see ära natsionaliseeritakse, kui seda maksustatakse, siis see nagu, tegelikult nagu ei ole nagu sulle, sinu käes olev asi. Ehk siis maailmas eksisteerib nagu siiamaani võib-olla ainult üks vara, enne Bitcoin oli kuld, eks ole, mida sa said hoida enda käes. Ja sa ära võtta ainult siis nagu vägivalla abiga. Aga tänases maailmas, kuhu me suundume, on nagu, see on nagu päris oluline, et sa tegelikult saad hoida vara enda käes. Ja mind eriti üllatab see, et seda ignoreerivad suur osa arvamusliidreid, kes investeerimisest ja säästmisest räägivad. Ja sellest ma ei saa aru, ma siiralt ei saa sellest aru. Ja nüüd siis järgneval siis võib-olla 5 või 10 minutil ma selgitan siis miks see on oluline, miks selline finantsvabadus mängib olulist rolli. Ja siis panin siia ühe Twitterist leitud miimi, mis on nagu päris lahe. Ehk siis me oleme viimased pikkad aastad, kui ma olen selle probleemiga tegelenud, üritades aru saada, mis raha on ja kus me oma ühiskonnana oleme. Ma olen nagu üsna veendunud, et nagu lääne ühiskond on oma mingisuguses nagu fiat raha lõppvaatuses. Fiat raha on siis dollar, euro rahad, mis ei ole mitte millegiga tagatud. Mis on üsna lühike eksperiment. Selline raha on meil olnud põhimõtteliselt peale teist maailmasõda. Enne ei ole sellist raha olnud. Me kõik saame aru, et me kõik elame teadmises, et raha ongi selline, nagu ta on. Riigi poolt andnud mingi paber. Aga tegelikult on see väga lühike eksperiment, mida me oleme teinud. Aga kui kala on nagu vees, ja ta ei saa, kui sa küsid, et kuidas vesi on, eks ole, kala ei saa aru, et seda on vees, eks ole. Nii nagu meie ei saa aru, et meil on nagu see nii tugevalt sees, et selline see raha on, nagu ta täna on, aga see tegelikult 1000 aastad ei ole raha üldse selline olnud. Ja me oleme selles mõttes täna olukorras, kus see nagu vist on. Mina ei näe võimalust, et see pikka aega jätkub. Selgitan, miks. Ja teine nagu dimensioon on nagu pendel, mis liigub kogu aeg ühiskonnas tsentraliseerituse ja detsentraliseerituse skaalal, eks ole. Et mingitel hetkedel on ühiskond üsna selline, et inimesed on vabad ja tehku oma asju ja siis sealt nagu tekib heaolu ja siis me kõik liigume sinna suunas, et riik peaks kõigi eest hoolitsema, eks ole. Täna me oleme nagu selle tsükliga seal, et heaolu ühiskond on sinna välja jõudnud, kus me ei saagi enam ilma riigita hakkama. Me usume, et me ei saagi ilma riigita hakkama. Ja kui on nagu majanduses on kaks nagu suunda, üks on siis täielik sotsialism, kus riigi osakaal on kuskil seal, ma arvan, pakuks 80% juures. Sotsialism, kommunism, ikka on mingi must turg, inimesed mingit äri teevad. Ja siis teises äärmuses on anarkokapitalism, kus riigi osakaal on 0, eks ole, riiki põhimõtteliselt ei ole. Siis selle skaalal me täna oleme vist kahjuks seal nagu sotsialismi pool, ka nagu väga kapitalistlikus lääne ühiskonnas. Et kui me vaatame näiteks Prantsusmaal, siis Prantsusmaal on riigi osakaal 67% kogu majandusest. Eesti on päris okei, Eesti on kus 44 juures. Hiina näiteks on 37. Ja me oleme nagu selgelt nagu selle sotsialismi poole nagu liikunud ja siin on all on veel üks tsitaat. Ma vabandan, mõned slaidid on eesti keeles, mõned inglise keeles. Ma loodan, et te saate inglise keelest enam-vähem aru. Et me oleme nagu sellel tsüklil, et good times, great weak men, eks ole. Et me oleme seal kohas täna, siis meil on nii hea elu ja me sellest tõenäoliselt muutumegi kõik väga, väga nõrgaks. Ja me nagu oleme endale siiralt pannud ennast uskuma sellesse, et me ei saa ilma riigita, eks ole, viiruste vastu võidelda. Me ei saa ilma riigita vaeste inimeste eest hoolitseda. Me ei suuda haridust korraldada ilma riigita, eks ole. Me nagu tõeliselt usume seda, et meil on selleks riiki vaja. Aga tegelikult ju ei ole. Kui riik ei oleks, kes siis teed ehitaks, eks ole. Me nagu
oleme nagu täiesti veendunud, siis teid ei oleks või riik ei oleks. Et aga tegelikult teed ehitati hulka enne, kui riik leiutati, et tegelikult on võimalik. Ja haridust annab ka erasektor päris hästi. Et aga me oleme nagu niivõrd aju ära pestud, eks ole, et ja siis kusjuures veel huvitav on see, et enamus innovatsioon juhtus tegelikult enne esimest maailmasõda. Meil on isegi seda, me usume seda, et suuri investeeringuid, suuri asju ei ole võimalik ilma riigi toeta leiutada, eks ole. Aga elekter, autod, ma ei tea, teras, telefon, kõik asjad, mille peal Elon Musk täna elab, on leiutatud enne ja erasektori poolt, eks ole, enne esimest maailmasõda. Et seega erasektor leiutab väga hästi. Täna me saadame isegi rakette kosmosesse erasektori poolt, et aga see on selline õpitud abitus ja ma arvan, et see on see, kus me täna suuresti oleme. Ja üks huvitav vahepõige on veel hea tegevus, eks ole. Et kui riik ei hoolitseks vaeste eest, eks ole, siis ilmselt nad kõik suleksid nälga. Et aga kui te mõtlete selle peale, kuidas nagu tegelikult hea tegevus on üsna, ütleme siis, kui mina teen midagi head, ma teen seda tihti peale enda huvides. Mul on nagu hea tunne pärast seda, kui ma olen hea teo teinud, eks ole. Et seega nagu mul on kasulik teha hea tegusi. Ja teine inimene, kui ta mult hea teo saab, siis ta on ka nagu väga rõõmus. Ehk siis inimestel on nagu loomuses hea tegusi teha. Ja rikkad inimesed on suuresti oma varanduse kõik heategevusse ära lubanud oma elu lõpuks, eks ole. Et kui sa paned see riigi vahele, siis juhtub väga huvitav asi. Et esiteks, mina nagu hea tegijana näiteks, ma muutun nagu, et mult hakatakse raha varastama. Riik ilma minu loata võtab pool minu raha ära ja mina tunnen, et keegi tuli, pani oma käe minu rahakotti. Hea tegevusest, siis ma ei tee enam hea tegu. Ma nagu mõtlen, et kuri riik võtab mult raha ära. Ja teisel pool on siis see hea teo saaja, siis nagu elu hammasrataste vahel olev inimene. Tema ei tunne riigi eest tänulikkust. Temal tekib nagu inglise keeles nagu entitlement, eks ole. Mul on õigus seda saada. Ja see keerab kogu selle nagu kontseptsiooni nagu vastupidi, et kõigil on nagu halb tunne, et ühtepidi riik võtab raha ära ja siis jagab selle kellele, kes arvab, et tal ongi nagu õigus seda saada. Ja siis me nagu kipume selles kõiges nagu poliitikuid süüdistama. Aga mina arvan, et poliitikud ei ole nagu suuresti milleski süüdi, et siin ei ole mingit vahet, kas seda nagu katkist süsteemi juhib, ma ei tea, EKRE või Reformierakond või Donald Trump või Joe Biden, et seal nagu ei ole tegelikult vahet. Ja nemad on lihtsalt nagu selle süsteemi mängijad ja nad mängivad nende reeglite järgi, kuidas see süsteem töötab. Ja lisaks veel rahale on nagu üks asi veel. Üritasin teha siili ja rebase pilti AI-ga ja tükk aega tegi sellise siili. Ja see siis nagu see kuulus lause on siis see, et rebane, eks ole, teab kõikidest asjast väga palju ja siil teab nagu ühte asja. Me ühiskond on täna väga suuresti juhitud siilide poolt. Ja ma olen isegi sellele AI-le väga tänulik, et ta siili sellise apituna tegi, et ta lokkaid ei pannud, et need siilid on siis bürokraadid, mingis mõttes ka teadlased, sest teadus on väga okei asi kitsa probleemi lahendamiseks, aga teadus ei ole hea asi ühiskonna juhtimiseks, eks ole. Sa nagu teadus suudab ikka lokaalset probleemi lahendada, leiutada mingisuguse, ma panin omale 19 tundi, 20 tundi ettekandeks. Palju mul aega on veel? Okei, siis on hästi. Ja siis on tänu selle, et ühiskonda juhivad siis need siilid, tehnokraadid, bürokraadid ja mingis mõttes nagu teadlased, oleme olukorras, kus tekib nagu lisaks selle raha kontsentreerumisele riigi kätte, on riigil ka siis tekkinud nagu regulative capture, ehk siis nagu meil on nagu nii palju regulatsioone, et sa ei saa enam suuresti midagi teha. Ja mu lemmiknäide on, mina olen mitmel korral toonud, siis nagu kui president Obama tegi selle Healthcare Acti sotsiaalhoiukande seaduse, mis iganes,
siis see koosnes 897 dokumendist ja oli 20 000 leheküljel. Mingisugune süsteem peale AI suudab selle üldse läbi lugeda ja sellest mingid järeldusi teha, eks ole, ja sellega reguleeritakse siis Ameerikas tervishoidu. Ja siis aastal 1935 tehti see Social Healthcare Act. See oli 21 leheküljel. Et see nagu illustreerib nagu väga hästi, kus me oleme nagu 80-90 aastaga läinud, eks ole, et 29 leheküljest on saanud 20 000 lehekülge. Ja siis nagu need kaks asja, eks ole, raha koondumine riigi kätte ja regulatiivne täielik nagu üleküllus on siis see, mis viib meid sinna, et rebastel ei ole nagu maailmas suuresti enam kohta. Ei taha teid siin täna väga numbrite ja graafikutega piinata, aga ma siiski mõne pildi panin. Vist on 2 pilti mul siin kokku, üks tuleb veel pärast. Et ma räägin natuke Ameerikast. Miks ma Ameerikast räägin, on see, et USA dollar on kõige parem raha. Kõik teistest ei ole mõtet rääkida, sellepärast et teised on oluliselt halvemad. Nüüd vaatame neid pilte siin. Siis tänase seisuga on USA valitsuse võlg 31 triljonit. See pilt lõppes ära 24 peal, see on mõned aastad tagasi. Nüüd on ta siis 31 triljoni peal. See number ei ütle nagu suurt midagi ja ma arvan, enamus inimesel ka mulle ega ta midagi ei ütle. Ja lisaks siis sellele on, see on nagu otsene võlg. Ja lisaks sellele on kuskil 250 triljoni eest siis nagu kohustusi, tuleviku kohustusi, nagu pensionid, mida nagu, mis ei ole nagu otseselt täna võlg, aga mis nagu riik peab. Varanevas ühiskonnas sul tekib nagu pensionite kohustus maksta, eks ole, rohkem, kui sul raha peale tuleb. Ja nüüd isegi see on nagu jabur number. Ma toon selle korra mingitesse adutavatesse maailmadesse, et nüüd kui see USA riik oleks üks inimene ja ta teeniks 100 000 eurot aastas tulusid, siis ta kohustuste summa oleks 5,5 miljonit. Et kui sul on 100 000 tulus ja su kohustused on 5,5 miljonit, siis sealt august sa nagu välja ei tule. Võib-olla, kui sa mingi lotovõidu saavad, eks ole, aga põhimõtteliselt normaalses olukorras sa sealt august enam välja ei tule. Ja siis võime veel ühe väikse arvutuse teha, et kuidas nagu 40 miljardit ja sa finantseerid seda täna kehtiva intressimääraga 5%, see on see 2 triljonit, vabandust. Ja siis, kui see võlg tõuseb 40 peale, mis on aasta või niimoodi küsimus, ja intressimäär on see, mis see täna on, siis USA valitsus maksaks pool oma kogu maksutulust ainult intressi teenindamiseks. Me ei räägi laenu tagasimaksest, vaid me räägime intressist. Kõik tulu, mis sa maksad, pool läheks ainult intressi peale. Sealt august sa nagu eriti välja ei tule. Ja siis finantsmaailmas on, inimese aju ei võta seda eksponentsiaalset kasvu nagu hästi vastu. Ja kui nüüd siit mõtleme, et siit kuidagi seal jääb seisma, ei jää. Hea analoog on, kui bassein ei hakata veega täitma. Ja iga sekundi tagant see veekogus nagu seal kahekordistub, eks ole. Ütleme, et see on lagi peale, sa pead nagu välja saama enne, kui see bassein täis saab. Bassein saab täis südaööl, või siis upud ära. Siis millal on bassein pooltühi? 1 sekund, kui me räägime, just täpselt õige, eks ole. 1 sekund enne seda, kui bassein täis saab, on ta pooltühi. Sa ei saa nagu aru, sul tundub, et õhku on veel ju nagu poole jagu, eks ole. Ja see matemaatika, kui sa oled laenuvõtja, töötab täpselt samamoodi nagu basseini täitumine veega. Kui sa oled investorist, see töötab sinu kasuks, eks ole. Enamus raha tuleb lõpus. Investeerimine on siis nagu raha liigutamine kannatamatutelt kannatlikele. Aga need pildid, siis kus siis parem on, see graafik on ka üsna huvitav. Meil on kogu aeg räägitud, et võlakirjad on väga stabiilne instrument, kuhu raha panna. Siin me näeme siis USA valitsuse 20-aastase võlakirja hinda. Mõne aastaga on see kukkunud 107, see on siis ETF ehk siis nagu fond, mis omab, fondi aktsia, mis omab ainult 20-aastaseid USA võlakirju. Eks me oleme kukkunud
kui sa panid $180 mõned aastad tagasi 20-aastase USA võlakirja, siis täna on sellest alles 80. See on nagu hullem kui täiesti nagu pool rahast on läinud, eks ole. Sa investeeris selle kõige kindlamasse kohta, mida kõik õpetasid, et see on kindel koht, kuhu raha panna. Et loomulikult, kui sa 20 aastat toostad, sa saad selle nominaalist selle raha tagasi. Aga siis me jõuame tagasi sinna, mis ma rääkisin vastu tuult sülitamisest, eks ole. Et mis sa sellest osta siis saad, eks ole. Et suurt midagi. Ja nüüd sellest, kuidas me sellest nagu välja saame tulla, sellest olukorrast? Sisuliselt on ainult 2 varianti. Üks on see, et me päriselt hakkame kokku hoidma. Mis nagu tähendab seda, et vähendame õpetajate palkasi, vähendame kaitsekulusi, vähendame pensione ja siis samal ajal suurendame tulusi. Kas keegi usub, et see on võimalik? See ei ole võimalik, eks ole. Et see variant on sisuliselt laua pealt läinud. Nagu sellist poliitilist jõudu ei ole olemas maailmas. Ja teine variant on see, et me trükime ennast siit välja, eks ole. Me trükime nii palju raha, et see 40 triljonit või 31 triljonit muutub nulliks, eks ole. Ja see alati ajaloos läheb seda teed. Ja see on siis nagu see, et miks me peame inflatsiooni kartma. Miks inflatsioon on paratamatu? Kui te ei usu, et õpetajate palkasi ja pensionid ära võetakse, siis lahendus on ainult inflatsioon. Ja siis sellest tuleb aru saada. Ja kui lisaks veel, eks ole, täna on üks punkt, kus on nagu the point of no return riigivõlgadele, see on 120%. Ehk siis kui riigivõlg on üle see 20% SKP-st, siis sealt tagasiteed enam ei ole. See on just nagu, on ainult üks erand, on Jaapan, kes elab kuskil 200% riigivõlaga. Kuidas nad seda teevad? Seda on palju uuritud. Aga kõik ülejäänud riigid, see punkt, kus see riigivõlg läheb üle 120%, siis sisuliselt me läheme inflatsiooni või hüperinflatsiooni ainult aja küsimus. USA läks sealt punktist üle natuke tagasi. Nüüd võib-olla see juhtub 5 aasta pärast, 1 aasta pärast, 20 aasta pärast, seda me ei tea, eks ole, et iga süsteem võib vastu pidada tegelikult päris kaua. Nii, üks graafik on mul veel. Ja see on ka nagu, ma avastasin selle mingi aastaga tagasi, see on üsna nagu minu jaoks täiesti müstiline graafik. 1971 juhtus huvitav asi. Siin on 2 joont. Üks on keskmine mehe sissetulek. Ja teine on SKP inimese kohta. Me näeme, et nagu SKP läheb üles. Ja nüüd keskmine mehe sissetulek ei ole peale aastat 1971 üldse muutunud. Ja miks mehe siis, miks me ei vaata nagu perekonna keskmist sissetulekut, see on kusjuures tõusnud. Aga see ei loe, sest nagu see, et nagu naine pidi ka tööle minema ja perekonnal on ikka sama palju raha, see ei ole hea uudis. Kuigi küll see Vogue ütleb, et see on väga hea, et naised, see ongi väga hea, aga see võiks olla valik, eks ole. Et 1971 võis mees pere üleval pidada, täna see enam ei ole võimalik. Ja samal ajal on meil kõigil hästi ainult, ja mis juhtus 1971? Dollar viidi kullast lahti. Ehk siis hakkas meeletu rahatrükk pihta ja siis, et miks see niimoodi on läinud, selle jaoks on siis siuke asi nagu Cantillon efekt, ehk siis rahatrükk läheb ainult, rahatrükist võidavad need, kellele raha jõuab esimesena kohane. Et kui tekitatakse uus raha, ma saan ju kõik asjad nende vanade hindadega kokku osta. Ja siis pärast tekib see nagu skaal. See tavaline inimene, temale jõuab see raha alles kõige lõpus, siis kui hinnad juba on tõusnud. Ja see on siis nagu see on nagu põhjus, miks rahatrükk tegelikult, eks ole, on väga halb, inflatsioon on väga halb, see võtabki nagu sisuliselt vaestelt inimestelt raha ära ja viib selle rikastele. Ma küll ise olen nagu selles mõttes, võib-olla võtame siis nagu Jeff Bezos, Bill Gates, eks ole, kõik nad on oma raha välja teeninud, ausalt, aga ainult poole. Teise poole trükiti neile juurde, eks ole, mis on üsna tõsi. Ja siis veel selle inflatsiooni koha pealt nagu veel aru saada selle kahjulikkusest, eks ole, ütleme, me oleme siin üks ühiskond, kõik koos. Me toodame 10 000 euro eest asju. Me muutume aastaga 10% efektiivsemaks, me leiutame AI või interneti või me teeme asju paremini. Oleks ju loogiline,
et aasta aja pärast me saame osta 10% rohkem asju selle 10 000 euro eest, eks ole. Ja nüüd, mida riik teeb, riik ütleb, et tegelikult see hind peaks tõusma. Ta sihib 2-3% inflatsiooni, eks tegelikult nagu meilt varastatakse ära see 10% ja veel 3%. Eks siis tegelikult meie ühiskond on deflatsiooniline. Tänu sellele, et me muutume efektiivsemaks, peaksid hinnad langema. Ja tegelikult hinnad ju langevad. Mõndad asjad hinnad langevad. No, selle vidina indeks tuleb 30-40% aastas alla, eks ole. Aga tegelikult kõikide asjade hinnad peaksid langema, mitte tõusma. Ja seda on nagu ülikoolis, ma saan sellest kuskil 4-5 aastat tagasi aru, et inflatsioon on tegelikult, see ei ole vajalik. See ei ole vajalik ühiskonna arenguks, aga kõik arvavad, et see on kuidagi oluline. Nii, lähme nüüd siin edasi siis natukene. Ma panin oma ühe pika lause siia ka. Pealkiri oli ju, et raha kui ühiskonna tervise näitaja või midagi sellist. Ayn Rand on üks väga huvitav filosoof ja kirjanik vene taustaga ka pikalt. Ta oli USA-sse ära. Ta on kirjutanud raamatu Atlas Shrugged. Ja seal on 1957 kirjutatud raamat, paks telliskivi. Nagu see tsitaat võtab selle nagu hästi kokku. Eks siis raha on ühiskonna baromeeter, et kui sa nagu hakkasime seda ette lugema, aga ma võtan selle lühidalt kokku niimoodi, et kui raha devalveerub, kui tekib inflatsioon, siis tegelikult toimub massiline vargus. Riik hakkab inimestelt nagu raha ära võtma ja see viib kogu ühiskonna moraali alla. Et kui minult ühiskonna kodanikuna eeldatakse ausust ja kui ma näen, et riik totaalselt varastab läbi rahatrüki, läbi inflatsiooni võtab mu raha ära, on nagu valu nagu signaal. Täna koroona ajal, eks ole, toimus see rahatrükk, täna jõuab see kohale. Me näeme, et lennujaamas maksis kohvi 2,5 eurot, nüüd maksab 4,5 eurot, eks ole. Ja siis meil räägitakse, et on 3%, 5% inflatsioon. Sa nagu lähed poodi, vaatad hindasid ja mõtled, et kus see 10% on? 40 on ju, 35 on ju, eks ole. Et sa saad aru, et midagi on valesti. Ja kui see inflatsioon läheb siin võib-olla 100% juurde, siis ühiskonnast kaob kogu ausus ära ja ka inimeste vaheline usaldus kaob ära. Ja see ongi see, kuidas nagu ühiskond just katki läheb, eks ole, et sul enam ei saa raha selle eest, et sa tööd teed, vaid kes rohkem raha trükib ja see seaduste asi on ka huvitav, eks ole, et seadused mitte ei kaitse, eks ole, siin riikis, seadused kaitsevad, et sina ei saaks riigile halba teha, see peaks nagu vastupidi olema, eks ole. Aga okei, lähme edasi. Ja siis on nagu veel kaks huvitavat raamatut, mis minu mõttemaailm on palju muutunud, on siis Orwell ja Huxley. Ehk siis nagu Orwelli vist kõik teavad rohkem, et tema kirjutas selle uut raamatu, kus üks ole, et siis meie elu läheb hukka nii, et kuskil on mingi kuri valitseja, kes meile halba teeb ja nagu pigem nagu kommunistlik lugu, eks ole, et kõike jälgitakse ja ühiskond läheb uppi ja inimestel on halb tänu sellele, et meil on kuri juht. Aga Huxley võttis nagu selle teistmoodi kokku. Tal oli raamat Brave New World, mis ütleb seda, et see, mida me armastame, see rikub meid. Me lähme sinna, me ise nõuame endale lollide reeglite peale panemist. Ja see vist nagu selle COVID ajal jõudis nagu hästi kohale, eks ole, et me ise ütlesime, et kaitske meid, päästke meid. Äkki peaks kodus toidu tegemise ka ära keelama. Restorani puhul sa juba, eks sa ei tohi inimestele süüa pakkuda ilma, et riik üle kontrolliks, aga äkki kui kodus ise oma lastele süüa teed, võib-olla see on ka ohtlik, eks ole. Et sul ei ole ju piisavat koolistust. Me ise nõuame seda, siis me läheme nagu sellesse utoopilisse sotsialistlikus ühiskonda läbi selle, et me nagu lihtsalt, see ei olegi kuri valitsus, vaid see ongi nagu meie enda soov, abitus. Ja ma sellesse ausustades vist usun nagu lääne ühiskonnas rohkem. Palju mul veel aega on? Läbi saame? 3 minutit, okei. Siis ma lähen võib-olla siis, ma lähen siis juba
depressiivsest üle positiivsesse. Et Ayn Randil oli tegelane John Galt ja mulle annab lootust see, et see eelmine tsitaat, eks ole, et las see maailm, see on okei, et see maailm kukub kokku. See rahasüsteem, need võlad, sest see tegelikult ei ole nagu lihtsalt üks layer seal, eks ole. Nüüd, John Galt oli tüüp, kes selles raamatus Atlas Shrugged tegi mägedesse eraldi linna. Ja ta võttis kõik inimesed, targad inimesed ükshaaval, viis sinna välisse ja nad tegid sinna teise maailma. Nad käisid selles esimeses läbikukkuvas maailmas nii kaua tööl kui võimalik. Nad ei andnud ühtegi oma energiat sinna maailma, vaid nad tegid paralleelse maailma. Ja see paralleelne maailm andis neile lootust. Ja lõpuks siis nad nagu vaatasid, kuidas see teine maailm nagu kokku kukub, ehitasid kõrvale uue maailma. Ja kui see uus maailm on olemas, siis on kõik palju lihtsam elada. Siis sa nagu mõtledki, et nagu see eelmine tsitaat oli, et sul ei ole mõtet sellega võidelda. Las see maailm kukub kokku, inimesed jäävad alles, me loome siia kõrvale uue maailma ja see uus maailm minu jaoks on suuresti, tänapäeva John Galt on siis Satoshi Nakamoto, kes on sisuliselt valmis ehitanud kogu maailma Bitcoini näol, mis kui täna kaoks kõik pangad, keskpangad, krediitkaardid maa pealt ära, siis süsteem on täna olemas. Me võime nagu, Mart, läheb aega mingi 3 nädalat ja me kõik oleme ühe uue süsteemi peal. Ja me täna sajad tuhanded inimesed ehitavad täna seda paralleelset maailma. Ja see annab mulle lootust, see on väga lahe. Seal sa näed, kus nagu päris elu käib, kus ehitatakse nagu ilma igasuguse valitsuse korralduseta. Ehitavad inimesed uusi pankasi, uusi maksesüsteeme, uut raha. Me oleme olnud nagu ideaalse raha, mida üritatakse tappa. See on ka huvitav miim, mis nagu intressid, valitsus, kõik üritavad seda Bitcoini maha võtta. Seda ei ole võimalik maha võtta. Nad ei ole sellest aru saanud. Võib-olla nüüd juba hakkavad aru saama. Ja lõpuks, eks ole, rõdult laseb see sama venn, et kõik maha on ju. Ja ma siis juba seda mainisin, et see ülemine pilt siin. Me täna oleme sellises huvitavas fiat raha maailmas, 80, 90, 100 aastat pikk. Pikem ta ei ole olnud. Ennem olime kullastandardil hästi pikalt. Ja mina usun, te ei pea seda uskuma. Aga ma olen sellesse tuhandeid tunde ja olen veendunud selles, et see on uus tulevik ja ma võin eksida. Aga tsiteerides võib-olla lõpetuseks siis Hayekit, kes on väga tore majandusteadlane. Tema ütles siis nagu seda, et nagu valitsuselt ei ole võimalik raha ära võtta jõuga, sest raha tahavad kõik enda kontrolli all hoida. Kui sul on võimalus raha enda kontrolli all hoida ja seda trükkida, see on nagu lõplik võim, eks ole. Et sa saad lihtsalt teha midagi, mitte millestki. Raha trükkimine on kõige kasulikum äritegevus, mis saab üldse olla. Ja Hayek ütles, et siis ei olnud Bitcoinist ega nagu undki ei olnud tähtsud, eks ole. Ainuke võimalus, me see asi enda kontrolli alla võtta, on mingisugusel kavalal viisil luua paralleelne süsteem, millest nad aru ei saa. Ja seda me oleme tänaseks saavutanud. Me oleme selle paralleelse süsteemi üles ehitanud ja mina isiklikult siis nagu vaatan selle muu süsteemi kokkukukkumist rahuliku südamega ja nii vist ongi. Ja natuke on see ka selline poliitilise nagu hääletamise küsimus. Kus sa hoiad oma raha, selle poolt sa ju nagu hääle annad. Ja mida rohkem, võtame korda aktsia näite, et kui kõik inimesed usuvad Tesla aktsiasse ja ostavad seda, siis Teslal läheb paremini. Sellepärast neil on rohkem raha, et seda autot arendada, eks ole. Ja rahasüsteemid on nagu samamoodi, et nagu mida rohkemad inimesed viivad oma finantsid sellest olemasolevast süsteemist välja, see suurema tõenäosusega see uus süsteem võidab.